Tead, mis tee või? Ükskõik, kus sa praegu oled või millega tegeled. Võta lihtsalt korra aeg maha või mis iganes aja hetkel sa seda videot praegu vaatad. Võta korra aeg maha ja mine lihtsalt jalutama. Ja tõsta oma teadvus kehast välja. Mine lihtsalt jalutama. Ära mõtle mitte midagi. Ära vali suunda, kuhu sa jalutama lähed. Mine lihtsalt sinna, kuhu jalad viivad. Ja tule korra peast välja. Ja mitte ainult peast, vaid ka kehast. Ja nüüd vaatle oma teekonda kõrval olijana. Vaatle oma teekonda justkui nagu sa mängiksid GTA mängu. Ja sa vaatad ennast pealt vaates. Ja sa võid ennast zoomida sisse välja erinevatele kõrgustele tasanditele. Aga tule täiesti ära mõtetest, meeltest, emotsioonidest, tunnetest. Tule ära sellest, kas sul on liiga külm, liiga palav. Kõik, mis puudutab meie muidu kehas olemise privileegi, see on väga suur privileeg, kehastuda hingena ja tunda neid kõiki tundeid. Aga tule korra kõigest sellest välja. Ja vaatle ennast lihtsalt neutraalselt ja vaatle ennast lihtsalt kõrgelt, kuidas sa lihtsalt liigud. Praegu ma pean olema, kuna ma just praktiseerisin seda ja tulin välja jalutama 39 kraadisse kuumusesse, et kell on siin saab 10 kohe. Ja ma üritan teha nii, et ma ei tunne ega mõtle mitte midagi. Ma ei mõtle ei mineviku peale, ei tuleviku peale. Ma täiesti lülitan välja. Ja ma püüan nii, et ma ei mõtle ka kellegi peale ega millegi peale. Ainuke asi, mille peale ma mõtlen, ma olen planeet Maal. Ma liigun planeediga hetkel kosmoses kuskile, mingis ajaliinis. Ma olen üks osa sellest, see on nagu Starship, see planeet, see on nagu tähelaev, mis liigub kuhugi poole, kuhugi suunas. Mina liigun sellega kaasa. Samal ajal selle suure Starshipi kera peal elades saan ma teha kogu aeg valikuid. Põhimõtteliselt meil on free land, vaba planeet. Me võiksime külastada täna umbes kõiki 197 riiki. Aga vahet ei ole lokatsioonist. Eesmärk on see, et mine kõnni, hinga ja tule kehast välja. Ma praegu siin telefoniga rääkides pean olema poole kohaga ikkagi ka mõistuses ja kehas. Aga poole kohaga ma olen tegelikult praegu ära nagu nii-öelda ma olen ma ennem jalutades ma tundsin seda praktikat tehes, kuidas ma enam ei taju nii palju luid, ma enam ei taju nii palju lihaseid, ma enam ei taju nii palju maapinda, millel ma kõnnin, vaid ma olen lihtsalt liikuv hologramm ja vahest on vaja tulla korra kehast lahti, et vaadata kõrgemat pilti. Ka oma elu, kuidas su elu hetkel kulgeb, millises suunas sa liigud. Me võime ennast lukku pakkida mingisse kindlasse rutiinsesse ajaliini nii pikkadeks aastateks, et me kordagi ei murra seda rutiini niimoodi, et me tuleme välja nii, lähme sinna nii, või kas või isegi sõidame autoga kuhugi nii, et sa ei tea tegelikult, kuhu sa lähed. Sa lased lahti kontrollist, sa lased selle täiesti lahti. Sul ei ole vaja midagi kontrollida. Sellepärast, et sind juhib praegu kõrgem teadvus. Sind juhib tegelikult kõrgem teadvus kogu aeg 24/7, ilma et sa seda üldse teadvustaksid. Aga nüüd on see hetk või koht, kus võiks seda ka teadvustada. Vahet ei ole, kuhu suunas ma liigun, ma lasen kontrolli lahti, mu kõrgem teadvus juhatab mind. Ta on võimeline juhatama isegi inimesi koju, kes ei tea enam tagasi koduteed. Ta on võimeline tulema välja olukordadest, kust ei oleks tegelikult ratsionaalselt realistlik välja tulla. Ainult siis, kui sa lased täielikult kontrolli käest.
ma olin ennem kindel, ma olen vasakule, ma olen praegu meelega paremale. Sest ma tean, et ma kogu aeg programmiliselt praegu oleks muidu läinud vasakule. Ma valin praegu teise ajatsooni ajaliini, mikroajaliini, eks ma liikusin praegu paremale. Aga jällegi neid otsuseid tehes ma ei ole peas, ma ei ole mitte kuidagi peas, sellel praegu see ruut, mis ma teen, see ei ole loogiline, sellel puudub igasugune loogika, ma ei pea tegema loogilist ringi. See ring, mida ma teen, see ei pea olema ümar, see võib olla kandiline, see võib siksakiline olla, see võib edasi-tagasi olla. Ma lasen kontrolli käest, sellel ei ole mitte mingisugust loogikat, sellel ei pea olema mingit loogikat, ma lasen lihtsalt lahti. Ma lihtsalt kõnnin. Aga tulete jälle meelde, sa ei kõnni peas, kehas, sa kõnnid tegelikult, sul on lihtsalt, see on lihtsalt kest ja signaali antakse ülevalt, kuhu sa kõnnid. Ja ära muretse, sa ei jää auto alla, sa ei unusta paremale ka vasakule vaatamise, su närviimpulsid töötad samamoodi, su sind kaitsvad mehhanismid, ma vaatasin automaatselt vasakule, paremale. Nii, okei, üks auto tuleb, aga see on piisavalt kaugel, et mitte mulle otsa sõita. Kõik on korras. Kõik on korras, ma olen täiesti lahti lasknud, mul ei ole mingit kontrolli. Ma olen praegu hetkel sellises rajoonis, kus ma pole siin elades 6 kuud, kui ma olen siin elanud, pole siin kõndinud. Pole absoluutselt siin kõndinud, ma olen täiesti, see on minu jaoks uus. Jälle uus ajaliin, mis on lahti võetud. Aga need ei ole nagu selles mõttes nagu suured, need on nagu need pisikesed peened ajaliini osad. Need on nagu need ajaliinid, mis töötavad iga tund muutub ajaliin, tõks, nii ma teen selle valiku, tõks, muutus jälle. Kogu aeg muutub see. On imelihtne sattuda rutiinsetesse programmidesse. Ärkan hommikul üles, teen see kellaeg kohvi, siis teen seda, siis teen toda, siis lähen sinna tööle, siis ma ei tea, kas mul on näiteks lapsed, viin lapse lasteaeda, kõik see. Ma olen ise ka elanud nende asjade sees. Suuremal või vähesemal määral. Ma ei ole tegelikult ütleme niimoodi, et ma ei ole vist oma elus välja arvatud võib-olla jalgpallikarjääri ajal, kus oli nagu äärmiselt suur programm ja tõenäoliselt ma sellest teekonnast kõigest räägin ka 12. juuli lähemalt, mis siis juhtus 2013 ja kuidas ma täna tagantjärgi vaadates näen, kui suure sammu ma tegelikult tegin ja see on nagu aukartust, see on selles suhtes nagu ma tunnen nagu enda sees praegu tulevikku minana, vaadates oma minevikku, mina teatud otsuseid siis nagu müts maha selle inimeses, kes neid otsuseid too aeg juba võttis, sellepärast et see kõik ongi mind siia toonud, kus ma täna olen. Kui ma seda otsust ei oleks teinud, siis ma ei oleks ligi lähedaseltki siin. Ja need on lihtsalt need mikrovalikud. Nii lihtne see ongi. Ja see kõik algab täpselt sellistest valikutest, kas ma lähen paremale või vasakule. Ja see võib-olla siuke nii labane valik või mis seal siis nii väga on. See kõik nendest mikrosammudest sõltub sinu terve elu. Terve elu. Ka see, kui vanaks sa elad ja kui tervene sa elad ja kui terved mõtted sul on ja kui terved emotsioonid sul on. See kõik sõltubki sellest, kas sa lähed paremale või vasakule. Aga mille pealt sa sinna lähed? Kas sa lähed sunniviisiliselt iga kord paremale? Või kas sa lähed sunniviisiliselt iga kord vasakule? Või sa saad valida? Sa saad vabalt valida. Isegi kui sa tunned, et sa oled võib-olla mingis rattas, kus sa ei saa välja, ka nendes olukordades tule korra kehast lahti. Isegi kui sa tunned täna, et okei, ma olen mingis töörutiinis ja ma ei saa seda päeva pealt lõpetada ja ma ei räägigi sellest, aga tee korra teistmoodi midagi. Mine töölt koju teistmoodi. Mine lihtsalt töölt koju teistmoodi. Ära mine kogu aeg ühte moodi. Tee korra teistsugune toiduvalik. Või murra mingit mustrit. Ja
ja nagu reaalselt asjad hakkavad aktiveeruma ja see kõik ongi tegelikult nii lihtne, samal ajal me ise elame ja mõtleme selle keeruliseks, et suurte otsuste vastuvõtmine on tegelikult nagu ülimalt raske ja keeruline, aga ongi raske ja keeruline, sellepärast, et sa oled nii mõistuses, sa oled nii peas, sa oled nii ülemõtlev, üleanalüüsiv. See ei lase kordagi lahti. See ei lase kordagi. Praegu mul olukord, kus ma pööran tagasi või lähen otse. Kuna mulle ei meeldi see ehitus ja see sound, ma tegelikult mõtlesin, ma pööran tagasi. Ma lähen ikkagi otse. Ma lähen sellest nii-öelda mürast läbi. Sest et ma lähen sinna, kuhu mul jalad viivad. Ma lähen endiselt ära, ma ei ole kohal selles suhtes, aga see on praegu praktiseerimine, mitte olla kohal. Ta ei pea olema kohal iga kord. Jah, on olukordi, kus sa peadki olema hetkes ja kõik see, aga hetkes olemine mingil määral tähendabki seda, et sa ei ole kehas kohal, vaid sa naudid kõrgema teadvusega seda suurt pinda, seda suurt avarust, seda suurt möllu, melu, seda kõike, sa ei pea mõtlema. Sa ei pea mõtlema. Siin on punane, ma ei jää siia ootama, ma lähen siit, kus on roheline. Siin on ka punane. Kuna siin on ka punane, siis ma lähen üldse siit. Ehk siis 2 valikut ees olid takistus. Ma valin lihtsalt 3. tee, kus ei ole takistust, kus ma saan lihtsalt edasi liikuda. Vabandust, kui siin liiga suur müra on kõrval. Aga see sõnum on jah see, et täitsa peast lahti, täitsa kehast lahti. Ma näen ülevalt, kuidas ma kõnnin, telefon on käes, ma räägin ja ma juhin iseennast läbi kõrgema teadvuse, mitte läbi siin selle keha. Ja seda üldjuhul juhib meie tuleviku mina. Seda üldjuhul juhib meie tuleviku tõenäosus ootab meid ju ees. Tähendab see, kes ma olin 2012 või 2013. Sellel ma olin paralleelselt olemas ka praeguses ajas 2025. Ja ma võisin anda signaale oma praeguse tuleviku minaga, oma mineviku minale selleks, et ühenduda selle ajaliiniga, et manifesteeruda see reaalsuspilt, mis praegu on. Me anname oma tuleviku minaga tegelikult signaale pidevalt oma mineviku minale. See tähendab seda, et hetkel aastal 2050 on mingi on mingi minu versioon kuskil, kes pidevalt annab signaali ja impulsi ja aitab mul valida minu eluteed selles ajaliinis. Ja minu eesmärk on praegu siin olevikus ennast ühendada minu tuleviku minaga. See on see kõige puhtam viis ja kõige autentsem viis, kuidas me saame seda teha. Ma siinkohal lõpetan video. Soovin teile ilusat päeva jätku. Vaadake, proovige, praktiseerige, andke tagasisidet ja püüdke elada sellises teadmises, et kõik on hästi, kõik on korras, sa oled hoitud, sinu valikud on alati õiged, olenemata kui paljude erinevate valikute ees sa silmitsi seisad. See on see sügavam, suurem, ausam iseenda usaldamine. Olgu hoitud. Tšau!